Muinasjutt targast jänesest, tragist tüdrukust ja rahvamustrite võlujõust. Elas kord Antslas väike Kristina, kelle ema ja vanaema olid erakordselt andekad õmblejannad. Ükskord õmbles ema Kristinale jänese aplikatsiooniga püksid. Kristina taipas varsti, et see ei ole mingi tavaline haaviku emand ja edaspidi kuulas ta väga tähelepanelikult, mida jänesel öelda oli. Metsaülikoolis käinud jänes andis Kristinale kohe algusest peale imeliselt tarka nõu. Löö serviti ja mine lappa vanaema moeajakirju. Sõnakuulelik Kristina sai ajakirju sirvides kiiresti aru, et mood on maailma kõige tähtsam asi. Ja otsustas, et on vaja maailma paremaks ja ilusamaks muuta, aga eelkõige naisterahvaste väljanägemist. Oma esimese kollektsioonini jõudis Kristina 2009. aastal. Imejänes oli algusest peale avaldanud Kristinale saladusi Eesti rahvamustrite ja käsitöötehnikate maagilisest jõust. Nii valmisid järjest silmapaistvamad kollektsioonid, mille võluväeks on Eesti rahvakunst. Abivalmis jänes oli ehitanud poodiumid lisaks Eestile ka naaberriikidesse, aga ka sinna ei tahtnud Kristina looming hästi ära mahtuda. Enne kui Eesti tikandite jõud oleks purustanud Riia ja Helsingi ajaloolised linnasüdamed, hakkasid saabuma kutsed Pariisi, Londonisse ja New Yorki, kus teadagi on rohkem ruumi ja inimesi. Ka viimase Kuldnõel 2017 kollektsiooni juures oli jänes hea nõuga platsis. Tõelised naised eelistavad naftatoodetele naturaalset villa ja siidi. Bangladeshi ja Hiina orjatöölised ei valda Eesti rahvamustrite saladusi. Kõik tuleb valmistada kohalike meistrite kätega. Talje tuleb teha sinna, kus ta tegelikult on. Siluett olgu naiselik ja selge, värvikamma elegantselt mahe. Lähedalt vaadates peab tikandite meisterlikkus põlved nõrgaks võtma. Aga Antsla memmed koovad edasi kirjatud kindaid ja tikivad padjakatteid. Neljapäeva õhtuti vaatavad nad telekast reality show'd, kus New Yorgi megastaarid Kristina kleitide pärast kakeldes 11 uitoonikottidega tümitavad ja serviti. Ikka serviti.